nii. Tere Lea, mina olen Helen. Tere! Alustame siis treeninguga. Kõigepealt palun lähme teeme sooja, lähme trenasööri peale. Võta selline mõnda tukkas tempo, ära alguses väga kiiresti liigu. Panen jalad. Säti, et see polnuks jääb sulle vastu. Kas raskus on okei? Tahad raskemat, kergemat, sul on 5 minutit. Praegu on okei, aga mingi aja pärast võib isegi raske. Vastasama, on ju? Jah. Jätame praegu niimoodi, sest meil on vaja sind veel siin säästa. See on okei, jah? See on väga okei. Meil on vaja närvisüsteem üles äratada, meil on vaja lihtsalt siin soojaks saada, et sa keha valmistab ennast ette treeninguks. Põlved ärkavad ülesse, eks ole. Kuidas põlvedega on? No praegu on okei, nad ei valuta mul, aga selliseid, ja ma saan kükitada rahulikult ja püsti tõusta saan. Sügavalt kõike saad teha? Oleneb päevadest. Mõnikord nii, mõnikord naa, aga üldiselt sellist põletlikult protsessi üle ei ole. Täna me teeme 2 baasharjutust, milleks ongi kükk. Tuhe nii-öelda siis reietarbeks, et alakeha oleks sul tugev. Ja siis me teeme jõutõmmet, mis on samamoodi siis eluliselt on teinekord vaja maast midagi võtta, et siis ennast ära vigastaks, siis need jällegi talumisahel lihased lähevad siin ka siis töösse. Ja teeme ka siis stepipinki pealastumist kerge raskusega, annan sulle 10 kilo. See on siis selle jaoks jälle seda põlve liikuvust ja teiseks on üks hea harjutus, nagu on ühe poole harjutus. Et kui sul üks põlv näiteks on nagu nõrgem kui teine, siis ühele poolele me saame näiteks 2 kordust rohkem teha ja aitame sellega siis tasakaalustada seda liigest ja lihast teisele järgi. Ja samamoodi jälle läheb siis alakeha, aga kogu aeg on sul ka korsett töös, sest korsett kogu aeg toetab sind, see stabiliseerib sind. Siis me lähme edasi ülakehaga, me teeme õlapressi. Ma sulle täna valisin 5 kilo kätte, vaatame, kuidas sellega on. Saame ka minna allapoole, kui on vajadust. Ja see samamoodi liigutus käib lihtsalt ülesse ja tuled alla. Päris alla ei tule, jääd siis siia ilusti õlgade peale seisma ja jälle siis tuleb üles tagasi. Ja lõpetuseks teeme lindiga jälle siis ülakeha, natuke lühijõuska ja jälle siis selga ja seljalai lihast kasutame ka, et siis me saame kogu keha treeningu. Ja lühiharjutus on hea sellepärast, et ma kipun oma õlgu ees hoidma. Sul vist on istuv töö ka, eks ole? Jah. Et siis võib-olla see on ka hea, et siis naiselikku ühti, see jällegi toetab natuke sul kerelihast ka, eks. Et sa ilusti hoiad ennast. Et see on hea variant. Ja teeme ta ringtreeningu formaadis niimoodi, et me teeme siis 3 seeriat. Iga harjutuse vahel teeme pisikese pausi, et valmis sättida järgmise jaoks. Kordustega vaatame sinna 10-12 korda. Vaatame, kuidas ajaliselt jõuab, täna on meil natuke teistsugune, natuke kiirem treening. Aga teeme siis nii, et teeme väikesed pausid vahele, liigume järgmise juurde, pausid vahele ja niimoodi siis teeme ühe selle ringi ära. Siis teeme sellise minuti kuni 2, olenevalt kuidas pulss on, teeme pausi ja siis lähme järgmisele ringile. Ja ma olen kogu olemas, kui sul midagi vaja on, kui on vaja mingit harjutust muuta, et sul põlv enam ei luba, siis meil on mingid vahendid, me saame siis ümber vahetada, eks ole. Kuidas praegu tundub? Jaa, Hakkab suve küll? On küll. Väga hea. Hingumine läheb ka kiiremaks. No siis saame jalad küki jaoks soojaks kohe, see on väga hea. Ja endal küsimusi? Ei, praegu ei ole. Kui siis trenni käigus, küll ma siis küsin. Aga kõlab nagu plaan praegu? Tundub küll. Ja raskustega samamoodi siis nii kangil kui kõikidel asjadel, kui sa tunned, et sul on palju, siis võtame maha, kui sa tunned jälle vastupidi, et sa oled suuteline rohkemaks, võime alati lisada. Võime selle jätta ka tulevikku, et järgmistes treenides saame natuke kasvatada siis. Ja ega vist rohkem ei olegi. Tehnikat vaatame siis jooksvatega. Lihasklubid enamasti tulevadki siis esiosa, tagaosa tuhad, korsett, ülesse käed, õlg. Et siis kõik saab, rühte saab. No, meil on selline circa minuti on meil jäänud. Olen tõmbat juurde. Kuidas sa tunned, kui hingamine läheb nagu kiiremaks, kas on vaja? Meil on vaja saada soojaks, meil on vaja keha üles äratada. Võib-olla kui me liiga tempokaks läheme, siis kükid lähevad meil juba raskeks.
ja seda küll. et iseenesest kuna sinu eesmärk on ju jalgade tugevus on üks, aga meil on ka ju nii-öelda siis kaalulangetus, siis no meil on vaja kesta, aga meil on vaja, et meil oleks natuke kõrgemas pulsisageduses, aga mitte niimoodi, et liiga hulluks läheks. Sa võiksid ennast ikkagi tuua nagu mugavamalt. Ja kõik, mis on põlvede heaks, ma olen nõus. Et lihast tugevdada ja et põlv saaks liikuvust. No, aeglustame tempot. Ja nii, tule hakkame siis tegema kükki. Ma esialgu panin sulle 10 kilo. Vaatame, kui palju ta laseb sul teada kükitada. Nii. Too jääb siis sulle siia pehmema turja osa peale, kui sa teda tõstad. Too ta siia turja peale, nii et sa tuled, et ta ei ole mitte sul siin kondi peale, talla peal, vaid ta on sul siin just, kus see pehme osa on, eks ole. Õllalaiu mark. Paras. On paras. Käed tunned, et on turvaliselt, kuskile ära ei lähe. Ja nüüd liikuma hakkad, siis kõigepealt puus läheb nagu taha ja siis samal ajal vajud alla. Põlved ei vaju. Ja siis lükkad läbi, kanna ennast üles ja tagasi. Ja teeme siis, kaotame esialgu 10 kordust. Sügavusväli siis, kuidas põlv lubab, eks ole. Põlved jäävad otse, eks? Põlved võiksid otse olla. Kui sul jällegi on mingi eripära, siis ta võib ka natuke liikuda. Võib ka liikuda see pöiaosa natukene välja, kand võib natukene liikuda, et siis seda võib nihutada, kui seda vaja on. Ma arvan, et üks veel. Nüüd lähme jõutõmbele. Natuke soovid siis jooga vahepeal. Seda jõutõmmet me siis... Selle tunniga? Me teeme selle summaga. Sa võtad, kuidas meil siit näha on, võtad selline sumokükki siis, selline korralik lai kükk. Tuledki siit jälle nii-öelda pool kükki, ehk siis sa istud kergelt nagu siia. Ja hakkadki samamoodi kannast lükkad ennast. Esiteks lähevad sul siit rinnad ette, õlad taha. Tood siia ülesse, kergelt sirutad puusa ette ja lased siit alla tagasi. Ja jälle tõmbad ja lased tagasi. Vaata, kas sul on selle pommiga mugav. Õlad rind ette. Enne kui sa liikuma hakkad, siis too juba see rind ette ära. Lase alla. Nii, rind ette. Käed jäävad sirkeks või on nii, nagu mul on veits ka jäävad? Tõmme. Puus ette. Puus ette. Algasid siis selga võimalikult neutraalne. Enne liikuma hakkamist tõmbad taha. Korsett on tugev. Hoiad kehe kogu aeg hästi tugevalt. Ja tuli nüüd. Puusast ennast natuke rohkem tahapoole, et tuha saaks ja kannast ja siruta. Ja mitte ära siruta seda nagu õliga taha, vaid too puusa ette. Nii. Puus ette. Selg jääb nagu ta sul jääb. Tee siin üks veel ära. Proovime järgmise seeria teha kangiga. Praegu tundub, et see tunnetus selle pommiga ei ole võib-olla väga hea. Nii soovid juua? Ei praegu. Ei taha. Võtta pommi vahel väga õige. Raskust läheks vaja veel. Lähme snepipingi peale, ehk siis ühte kätte jääb sul siis saab pomm. Täist allaga tuled peale kannast, mitte sa ei lükka seda jalga päkast, vaid sa tuled siit kannast ülesse. Tuled ja tuled alla tagasi. Ja teeme siis üks jalg kõigepealt 10 kordust ja teisega siis täpselt sama lugu, aga lükkad ennast kannast. Mitte ei ole see jalg, mis sind lükkab, vaid tuled siia ja sellest lükkad ennast ülesse. Aga ringi siia korrata.
kannast üles ja alla tagasi. Muidugi ideaalmaailmas sulle võiks isegi olla natuke kõrgem see pink. 3. Hästi kontrollida liikumine. Ma pole kunagi mõelnud niimoodi, et ma peaksin kannast üles tõstma. Jah. Kuna see pool teeb sul praegu seda nii-öelda nagu tööd, siis see tuleb kannast. Kas mitte meil tavaline kõndimise see imitatsioon peaks ka olema sellega, et kannast varbasse. Üks veel. Siis vahetame. Vaheta kätka. Minu arust peaks olema nii, et sa teed astumise samamoodi kand ja siis varbast lükkad on ja vist äkki on ka natukene läheb see nagu jalg välja. Kummast ma tagasi tulen, see mis viimasena tuli üle. Astun. Üle paremaga tagasi lähe. Tule selle samaga millega see viimasega. Ahah, okei. Kortused. 3 vist oli. Nii. Taha kuidagi isega tulla. See on üks asi on tasakaalustav harjutus, aga ta on ka väga hea koordinatsiooni harjutus. Sa pead kogu aeg mõtlema. Teise poolega polnud üldse probleemi. Aga sa eristad ka kuidagi neid põlvehädasid? On ühel pool rohkem kui teisel pool? Jah. Ei ole, sest mõlemal on kõht kulunud. Huvitaval kombel. Ma pean niimoodi mõtlema selle poolega. No vaatame, kuidas teise ringiga äkki tuleb juba loomulikumalt. Vaata, väiksed asjad on ja. Nii, väike paus. Lastan tulla hästi ära siit. Nii, siis olid meil õlapressid. Jälle siis õlavööde. Käed. Rüht jällegi. Tule sa mulle siis siia ette päeva. Algasendis oled sa siis siin, nagu rääkisime, ja tuled kontrollitud, lükkas lihtsalt siia nagu üle pea kokku ja tood ta tagasi siia. Alla kuskilt ei lase, jääd siia pidama ja tood üles pea kohale kokku ja alla tagasi. Jälle teeme siis 10 korda. Kas need peavad jääma 90 kraadi või? Ta peab olema õla kõrgus sul, jah. Täp nii ja väga hästi praegu. Pea juurde kokku. Just. Ja stopp, liiga alla lähed. Ja jälle hoiad. Stopp. 3. Raskus. On okei? Jah. 6. 7. Stopp. Jälle hoiame. Ja paus. Veel üks lüht, veel üks selg. Praegu hästi kõik. Jah. Eks pausid on rääkinud. Siin on mannutav soe. Praegu sa haked lahti teha, sest autod muhtu sõidavad siin. See oli siis see, et võta tildist, võta natuke laiem haare. Eks ole, mina olen siin ankur. Tõmbadki siit abaluu tagant kokku. Hoiad ja tood tagasi. Tood seda linti nagu siia niimoodi kõhu juurde, aga abaluu tagant on koos. Lint liigub just. Lint liigub kõhuni. Kõht ja tagasi. Aga jalad on? Alati võib olla siuke õla laiune, see on siuke hea turvaline. Nii, kui oled valmis, lähme. Jah. Üks, kõhtu, tagasi. Jälle nagu siit liigutust teed, liigub käsi. Hoia ja lase vaikselt tagasi. Kogu aeg kontrolli liigutust. Okei. Mööda kõlli käsi liigub. Hästi. Peame mõelda. Nii. Tunned selga? Selga töös? See jälle käte ja selja töö on. Tegelikult peab mõtlema sellele. 2 asja koos jah? Jaa. Tegelikult sama nagu jõu tõstes, et see rind ette. Sest kui sa rinna ette tõmbad,
siis samal ajal sul tegelikult õlg natukene vajub ju alla ja tagant. Et sul läheb selg läheb täpselt õigest asendisse nagu vaja on. Aga esimese tõmbe tõmbasin kohe kõhuga. Ja lähed kohe nagu vipusse ja hakkaks nagu silda viskama. Ma pean mõtlema käte peale. Mööda külgi, aga kokku. Kordustarvude lugemine teab meil väga hästi. No see on tunnetuslik. Praegu seletamist on nii palju, et... Ma arvan, et on veel. No teeme 2 veel. No. Siis teeme vähe pikema pausi ja siis lähme järgmise ringiga. Nii. On tehtud? Jah, on. Aga põlved on jäkanud? Ei, põlved on praegu mõnusalt soojad ja ei ole midagi. Siis võime järgmise ringiga. Koormust on, digi. Juba tuleb. Me järgmise sellega võime siis proovida esiteks seda tõmmet. Võime proovida kangikanja. Ja kükki võime proovida minna natuke sügavamaks. Käteraskus on okei, siia juurde ei pane, on ju. Muidu läheb äkki nii hulluks. No esimesed korrad on nagu kerge, aga pärast hakkad juba tundma, kuidas lihas hakkab põgelema. Ja siis me ta ei pane juurde. Et muidugi saab teha, kui meil aega jääb, siis me saame kas teha ühe seeria juurde või siis viimase seeria lõpus võime korra nagu proovida sind panna ja teha näiteks 2 kordust veel niimoodi, et noh, et sa tuled oma siis nii-öelda, et sa veel jõuad tegelikult, aga hulluks ei lähe, eks. Vaatame, kuidas läheb. Täna on ikkagi esimene trenn. Jah. Pulss on okei. Töötab sulle. Jah, ma ei pannud treeningut peale. 95 on. No, täitsa ei ole. Muidu oli sul pigem madal, on ju? Jah, mul ongi väga madal. Siis on hästi tegelikult. Et ikkagi kuulust on, keha on soe, tõuseb. Nii, laseme natuke veel lähe, siis 0-0 peal 17 sekundit on veel minna, saab veel natuke hinge tõmmata. Saab keskenduda jälle selle liikumise peale. Uus taha, vajud alla. Ja sa võid vaadata neid jalgu ka, kui sa tunned, et kui sa saad natuke, kui sa paned päkad välja poole, sa saad näiteks sügavamasse kükki tulla, siis sa võid seda proovida. Okei. Nii, lähme järgmise ringiga. Nii. Kaoturjale. Aha, turja. Kõigepealt teeme turja peale. Jälle see pehme osa, et see peale liiga ei tee. Ja. No ja lähme. Ilus. Sellega pidavalt olema see oht, et kui sa liiga siia kuplasse paned ja näiteks tasakaal ära kaob, siis see kukub sulle siia kuplasse. 3. Liikumine on nagu libedam. Täitsa okei on põlve liigunud ilusasti vabastesse. No, juba tuleb raskelt, jah. Teeme viimase. Ja 10. veel või? No teeme. Aga vaata, et sa teile liiga ei tee. Ei tee. Kui on vaja, teeme vähem. Meil on vaja sind säästa veel. Jah. Teeme selle jõutõmbe ka seekord selle kangiga. Proovime seda. Aga kui on vaja, väike paus jälle. Aga samamoodi see liikumine siis hakkab sellest, et sa kõigepealt tuled siia pool tükki. Kalp tuleb võimalikult siia sääte lähedale, enne kui sa nagu liikuma hakkad. Ja täpselt sama lugu jälle. Selg läheb siis nii-öelda neutraali, ehk siis natukene tood selle rinna ette. Liigud ülesse, jälle see hops, kerge puusapainutus ja tuled jälle alla tagasi. Nii siuke puusa laius. Nii natuke lähemal endale. Ja kükki ka. Nii. Ja rebid siis mööda sääri ülesse. Väike puusapainutus ja alla tagasi. Endale aasta rind ees. No see on rohkem kükki või? Nii hästi praegu. Ja tuleb jälle puusapainutus natuke ette. Ja tuleb vaikselt mööda sääri alla tagasi. Enne liikumist rind ette.
hästi palju peab tunnetama, onju. aga kui me selle tehnika ilusasti selgeks saame, siis meil on tulevikus väga kerge igasuguseid asju maast üles tõsta. ja see imiteerib elulisi funktsionaalseid liigutusi. ette, väike puusa sirutus ja tagasi. Siinkohal sa võiksid tunda seda reie tagumist osa, mis ilusti sirutub. Kannast hakkab tulema. Puusa sirutus. Jah, on küll. Tuharad ka. Absoluutselt korsett ka, sest et keha peab olema sul kogu aeg tugev. See aitab sul hoida jõudist kõige tasakaalus, nii et see on ka väga oluline. Unustad ära rinna. Okay. See rind tuleb sul ka alati lõpus, aga mõtle enne liikuma minemist. Just seljast ilusti näha kohe. Okay. Ja lõpus ei ole mitte õlad taha, vaid puus. Nii. No kuidas tundub? Tore. Sellepärast oli natuke loomulikum liikumine. Jah, sellega kontrollisin oma keha rohkem. Jah, just täpselt. Siis me jätamegi, et kui sangpommiga. Sangpomm jääb meil siia stepipingi peale, siis ikkagi see on sõbraks. Tõenäoliselt mingi palju arvestasime sulle pausid sisse, aga ei tahaks need pausid teha mul siin. Tulid tööd tegema. Nii, see. Võib-olla 3. seeriaga tuleb see. Ma arvan, et võib-olla jõuame isegi 4 teha. Sest meil need pausid on maru lühikesed ja see 10 kordust meil läheb üsna ruttu. Noh, väga hea. Mis on 103? Hakkab tulema? Kui oled valmis? Võtan selle poole. Võta see poole. See jah, eelmine pool oli natuke teine. Nii. Kannad üles. Jah. Nüüd kui sa jõusaalis näiteks hakkad tegema midagi, siis sa saad võtta seal selle 40 kasti, mis on siis kõrgem, see on natuke rohkem välja jooksu. See pool tuleb aga väga lihtsasti. Ma ei pea mõtlema. See on nagu loomulik. See nii või? No nüüd ma hakkan mõtlema. Nüüd hakkame mõtlema. Nii. Läheb pidevamalt tõesti. Ära suusid. Selle poole tasakaalus on veidi kipem. Jah. Ma arvan, et sellepärast su ka sa pead seda mõtlema kohe, mis sa teed. Kuigi nüüd on juba parem. Aga enne oli mul nii võõras. Aga see aeg, kui sul ikka päris pahasti oli, siis sellest ei tükitanud ka, onju? Ei. Mul oli raske istuda ja püsti tõusta. Sellepärast on tükid head. Kui sa tükke siiski teed, siis sul igapäevaellu tuleb nii palju sisse seda lihtsalt. Kas või see, kui sa istud toolile, tuled toolilt püsti, istud kuskile, ma ei tea, kogu voodiserva peale tuleb püsti, autosse püsti. Kõik tegelikult on kükk, kui sa niimoodi mõtled. Võta endale aega veidi. Nüüd ma, kui ma aias ikkagi tööd teen, siis ma saan tükitada ka. Oli mingi aeg, kus ma üldse tükitada ei saanud. Aga millest su kulumine tuleb siis? Ma ei oska öelda, ma arvan, et võib-olla noorena hästi intensiivselt trenni teinud. Ja see põlvevalu tekkis siis, kui ma käisin jõusaalis ja tegin hiiti.
ilmselt ka mingeid väljaasteid ja harjutusi ei teinud õigesti. Ehk siis tuli põletik ja siis ma käisin uurimas ja siis öeldi, et mõlema põlvekõhkle kuulumine. Sa koormasid peale kogu aeg siis? Jah. No, ja noh, eks see treener tol ajal ütles ka, et ei ole midagi, küll see läheb üle. Aga siis ma jätsin järgi ja hakkasin uurima, milles asi on. No siis ma ei saanud tõesti istuda vahepeal ja... No siis on ikka palju natukene. Siis on ikka taastus vaja päris nii, et iseenesest ikka üle ei lähe küll. Jah, aga nüüd on juba täitsa okei, et füsioterapeut vahepeal ja sellepärast ma treeninguid teha tahangi, et oleks lihased tugevad ja kannaks mu keha need põlved. Ja siis me hakkame neid ikka palju tegema. Jah. Lähima pressiga järgi siis. Vaatame jälle 10, kui jõuab teha 12. Jälle siia pea peale kokku. Jah, me võime selles mõttes neid treeninguid ju kombineerida ka niimoodi, et me teeme ju ringtreeningu formaadi näiteks, mis sisaldab igast erinevaid jõuharjutusi, aga lihtsalt tõstab pulssi natuke rohkem. Ja siis võib ju teha täitsa mingisugust jõutreeningut pikemate pausidega. Aga kaalulangetuseks me peame tegema, pluss siis muidugi toitumine, seda me peame vaatama. Ja uni, iga lahjad. No uni on praegu puhkuse all väga hea. On jah? Sellest võib ka kohe tulla paar kilo langust, kui keha saab taastuda. No juba äriseb. Väga hea. Vist on 10. Kui jõuad, teed juurde, kui ei jõua. Jätame siis... Ma ühe teen veel. Tee veel. Super. Siis ära ja tule alla. Jõuad veel? Ei jõua. No super! Tead, see magus enesületus, see oli tore. Jah. Nii, meil on praegu teine ring on ju. Me jõuame siis, ma arvan, et ikkagi 2 veel sulle juurde teha siia. Lõppu jätame ja siis väikesed venitused ka muidugi. Sa oled nii usin, et me oleme pausi teid. See on nagu mina teen ka pausi. Siis saab siit jutu tehtud. Millest pausid teed siin? Mis meil see järjepus on ka tere natuke vähes. 18. Joo. Ei ole, hästi on. Võta veidi longus ka vahepeal. Käed mööda pinge. Kui oled valmis, ka mina. Kõht tähtis tulla? Nägin. See jõnks käib läbi. Kui sa ennast natuke turvalisemalt tunned, sa võid lasta põlvest veidi alla ennast. Ja võib-olla sul on siis tunnetus veidi parem. Jah, on tõesti. Ja oleks vaja siia korduste lugejad kõrval. Nii palju lihtsam oleks. Kas on 5 või? 5 jah. Aga laseme tunnetada. Jaa. Lihtsalt hästi kontrolli seda liikumist ka. Nii kui tagasi lased, samamoodi kui sa tõmbad. Tunneta seda lihast. Et üks asi on see, et sa hoiad seda kätt, aga ma tahan, et sa selga ka tunnetaksid. Jah, ma niimoodi tõmban neid abaluusid kokku. Siin samamoodi näiteks, kui sa saad teha jõusaalis kas või ühe käega seda sama tõmmet. Tee üldse. Siis sa saad jälle teha seda nüüd ühepoolselt. Ehk siis kui on üks pool natuke nõrgem, siis sa saad järgi aidata. Minul näiteks on selle vasaku puusaga täpselt sama asi. Siis sellega tuleb teha natukene rohkem, selleks, et tulla siis paremale järgi. Et need ühepoolsed harjutused selles mõttes on väga head. Pluss koordinatsioon muidugi. Me juba nägime, et seda peab harjutama isegi veel paremas eas. Ei ole nalja sellega. No ilmselt parem pool liigub kogu aeg siis
rohkem kui vasakpool. no mul üks küsis mu käest, kas ma keksida oskan. kas sa oskad keksida? Jah. Mina ei osanud. Oskan küll. väga veider asi. Keegi küsib niimoodi, kas sa oskad keksida? Ja ma pidin täitsa mõtlema selle peale, sest ma ei osanud keksida. Ma hakkasin kanoppi tegema, aga mitte keksima. Mis oli minu jaoks täitsa siuke, et ma ei osanud isegi arvata, ma ei oska sellist asja. Nii, nüüd tuleb meil ring 3, eks ole. Ja siin võime panna jälle proovida ennast, kuigi ma juba nägin tegelikult, et jalad ikkagi lõpuminutitel nagu seeriate juures hakkavad ikkagi tudisema natukene, liiga mitte teha esimese hooga. Siis, aga kui sa tahad, siis... No pigem on aeglasemalt tegemine nagu... Kontrolli. Ja, et sa kogu aeg kontrollid. Juba see lihastunnetus, see, kui hiljem on meil tehnika väga-väga hea, siis me võime pumbata. Aga praegu me tahaks tehnikat lihtida, et me tunnetame need lihased, millega me liigume, seda, kus ta ilusasti seisab, seda, kuidas sa oma keha hoiad. Olla pehme koha peale, eks ole. Nii. Jälle siis võisid neid varbaid nihutada, kus sul täpselt parasjagu vaja on. Võid ka võtta arki suuremaks, et oleks mugavam laskuda. Puust taha, vajud alla. Üles tulles kõik käib läbi kanna, on ja. Kannast suru üles. Või käib hästi praegu? On. Aga nüüd on palju raskem kui alguses. Hakkab väsima. Siis me täna ikkagi raskust juurde kindlasti ei pane, ja. Ja võib-olla, et me teeme ka selle viimase seeria näiteks natuke vähemate kordustega. Et kui me praegu oleme 10 teinud, siis me võime 8 peale jääda. Eesmärgile tõttu meil nagu nii. Ja nüüd on juba raske. Teil ei ole? Veel on see. Tee see ära. Vaata, jõuad. Ja vaata põlvad vajusid. Hukka nüüd jätame selle siia seisma. Põlvad tulid viimase selle setiga ikkagi juba sisse ja seda me hästi ei tahaks, et tuleks. Muidugi ei ole päris seda õiget ja valet ei ole, kui anatoomia lubab, siis võid seda teha, aga oleks hea, kui sa muidu suudad tehniliselt õigesti teha, siis me ei taha, et see lagunema hakkaks. Et kui hakkavad juba vajuma ja keha hakkab läbi tulema, siis on palju. Mis see pulss nüüd teeb? Polegi pulss. On küll. 136. No nüüd me lähme juba sinna treeningusse veel ju. No, meil on veel siuke 12 minutit, siis me oleme veel aja sees. Kui sina oled valmis? Hästi säärde vastu, kõigepealt pool tükk. Säärde vastu nii lähedalt, kui sa saad. Õlad jälle. Ja puusasirutus lõppu. Nüüd ei lähe seljast, vaid teed selle jõnksu. Just. Ja siis tuleb ära tagasi. Sa nagu fikseerid selle puusaga korraks. Jõnks. Ja tagasi. Aga hoia kogu aeg seda selga. Kui vaja, siis nagu mõtled natukene kergelt tapanud koos. Puusa jõnks. Hästi. Pigistad tuha kokku lõpus. Võib-olla see aitab sind ka. Jah, see jõnks on juba hea. Nüüd seda selga vaja veel jälgida. Ma pigem ikka mõtlen seda rinda siin praegu. Seda rinda ei ole meil lõpus vaja tõmmata, see on vaja meil enne ära fikseerida, et kui ma siit, kui sa algasendis olles, kui ma sulle paneksin haljavarred, siis see paigutuks sul ilusasti siia selja peale, mitte see jääks väga kõveraks.
muidugi, kuna sul on need spordirinnahaiged, siis need tekitavad ka kergelt selle kumeruse, siis ta on hästi selline, võib-olla ei ole väga täpselt aru saada. Rind ees, kükk, lõpupuus, tuharad kokku. Tuharad kokku. On rammu veel? Seda veel on. Muidugi meil on see variant ka teinekord, kui me teeme, et me võime teha esimese selle näiteks mõned kordused nagu soojenduse alla. Me ei hakka kohe seedetega pihta, vaid me teemegi paar tükki nagu soojenduseks, et kehale märku anda, mis harjutus talle parasjagu tuleb. Ja siis saame seda tehnikat jälle lihtida. Veel. Ja puusa jõngs tuhar kokku. Jep. Jah, super. Nii, tundub, et ma ajaliselt ei jõuagi rohkem seeriat teha, kui see jääb veel vist viimaseks. Ma olin liiga entusiastlik. Mina ka alguses. Aga kui sa kontrollid keha nende harjutuste on hoopis teine. On hoopis teine. Hoopis teine on jah. Ja täna meil ei ole raskusi. Tuhar kannab oluliselt suuremat raskust, meil on praegu 10 kilo. Et kui ajas me need raskused juurde tõstame, siis tegelikult me ei saagi teha väga palju kordusi. Kerge raskusega saab, aga suure raskusega ei saa, siis peab tegema teedki 6-8 tükki hästi kontrollitult ja siit rohkem ei tee. Nagu muidu vihastuskoht on nii palju suur lihtsalt, sa hakkad läbi vajuma ja teed liiga endale. Ja ma tegelikult tunnen, et lihased ikkagi juba võbelevad. Väike tudine sees veel jah? Ja tudine on sees jah. See on õige värk. Nagu mina väljastete lõpus ikkagi, see viimane tuleb pool röökides ülesse ja siis ikkagi sa, ja mis ei tohi, võib-olla ei ole nagu, ei tohi ja vale sõna, aga mis ei ole nagu hea, kui sa harjutuse nagu lõpetad, et siis sa jääd nagu seisma, et sa võid natuke liikuda. Siis sul on ka see, et sul keha on kogu liikuma, siis veel ei liigu. Ja siis ei ole ka seda, muidu jääd seisma ja siis ikkagi närvisüsteem on sul päris aktiivne praegu. Muidu on nii, et harjutus hästi kiiresti ära teha. Et siis on nagu lihtsam. Aga kui sa pead seda aeglaselt tegema. Ja kontrollima. Ja siis on raske. Aga siis saad aru, mida see harjutus teeb ka. No lihtne on ju öelda, et see treenib su tuharat, see treenib su selga, see treenib su käsi. Aga kui sa hästi kontrollid, siis sa saad täpselt aru, milline lihas sul tegelikult töötab. Kus kohas see pidur tuleb näiteks peale panna. Et sa tunned, kui sa alla tuled, on liiga lihtne. Kui sa jääd kuskile plokki, siis lihastöö tegelikult käib edasi. Kui oled valmis jätkata. See põlvedest natukene nõks oli päris hea. Nii. Pea peale kokku. Jälle kontrolli liikumist rahulikult. Ja jää siia. Kogu aeg mõtle selle liigutuse peale. Kui 10 ei jõua, on okei, teed vähem. Natuke siit nihutaksin sind. Nii. Ja tunnetad liikumist natuke teistmoodi on ju. Oi, läheb raskeks. Kas jõuad ühe veel? Teen ühe veel. Super. Nii, tuleb. Üle ei pinguta. Saame kogu aeg tehnikaga natuke mängida ja kordustega alati okei. Alati võib teha natukene vähem, peasid pidi liiga. Nii, võtame natukene loks vett ka. Ja siis lähme selle viimasega. Aga nüüd oleks hea, kui mõnda aega teeks neid harjutusi. Ja kui saagi ei saa, siis võib-olla kodus ka mingisuguste kas soundpommidega või raudlätiga, kas või kui on
meil näiteks aias majapidamises on need vanad raudkangid ja see kaalub omajagu tegelikult, et sellega saab täitsa vabalt ära need tükid teha, kui teil on väljas igav aga näiteks. No, igav ei jätka, aga see on teistmoodi trenn. Kõiki lihasgruppe. No kevadel on tunda vaata siis, kui esimesed päevamised on, siis on kõigil seljad ja tagumikud haiged. Üsna tavaline. Kui sa oled valmis, lähme viimased. Väike kükk. Liigutus. Habalud kokku, tagasi. Lint liigub kõhuni. Aga ma sain selle trenni siin. Viimastele teeme ilusti. Ja teeme veel. Tehtud. Super. Tegelikult on mõnus onju. On küll jah. Üks ta täitsa tehtud saab ja siis kui dussi all ka käidud on, siis tuleb tõeline mõnu alles sellest. Ei olnud midagi keerulist. Ei olnud. Midagi nagu ei hakanud kuskilt arus, ei häirinud. Mul on hea meel, et põlved ei olnud kordagi tunda. Selles mõttes, et ei käinud ühtegi sellist valunõksu läbi. No neid ma kartsin ise kõige rohkem. Näeb ettevaatlikuks, kui sa tead, et on selline probleemiks. Aga venita natuke. Siruta see käsi eest läbi, teisega siis lihtsalt natuke tõmba ja hoia seda asendit. Võta siit küünarliigendist ja sirutada nagu välja ja lihtsalt venida, hoia seda kuskil siuke 10-15 sekundit. Nii et sa tunned, et venib. Tugevda siit. Ja teeme natuke teisele poole ka. Ja, Või muidugi ka homme ülema võid kergelt tunda anda, siis see on ka täitsa okei, et seal ei ole mitte midagi valesti, kui lihast tunda annab. Kehal ei ole muus täiesti teistsugune koormus. Jalad. Toeta lihtsalt. Ja sirutage endale seda. Nii palju, kui ta venib, liiga endale. Teie ta tunnete reie pealt siis nende kõige venitust. Võta teine pool ka. Täpselt samamoodi. Võtta kerge venitus. Tomatile. Võeta üks jalg siit niimoodi üle. Ja siis natukene tõmbada, tunneta tuharas venitust. Saad ennast ise maha. Tunne mugavalt. Lihtsalt venita seda tuharat. Vaata, kuna reis tagant ka venib, siis sa saad kohe 2-1 sõnju. Kui sa oled selle trenni peale mõtled, kas sa muudaksid midagi? Ei muuda. Ei muuda praegu. Selles mõttes ei muuda, et mõned asjad olid lihtsamad, mõned panid keha võbisema, et see on nagu paras jagu. Vahetame. Mulle meeldis see kangiga rohkem kui sambommiga, et kangiga ma kuidagi tunnetasin selle harjutuse sellist, neid lihasid või seda õigsust rohkem. Et sambommiga võib ennast ära petta. Ja see on kuidagi lihtsam, et seda võib-olla hoida ja valesti, eks ole. Et kang nagu hoidis keha paremini. Ja muidugi jõutõmba puhul, kui me tehnika täitsa ilusti paika saame, siis me saame ka raskust tõsta. On ju? Nii. Tubli tüdruk. Välistaksin, kui oleks higine. Ma olen higine, võime välistada. Tule aga. Ma mõtlesin sama palju. Aitäh sulle. Aitäh sulle. Nii, paneme kinni selle pulli.